Oled sa kunagi peatunud ja mõelnud, et kas sinu teadvus on midagi enamat kui lihtsalt üks keeruline arvutus? Sir Roger Penrose'i provokatiivne teos Meelevarjud sukeldub just sellesse küsimusse. Ja uskuge mind, vastus võib ost sind üllatada. See ongi see suur küsimus, eks, kas kõik, mida sa tunned, armastad, kardad, loodad, kas see kõik on lõppkokkuvõttes vaid ühe bioloogilise arvutitöö tulemus, mis su peas on? Just seda vaatet me hakkamegi nüüd lahkama. Tänapäeval, eriti tehisintellekti maailmas, ongi see arvutiaju vaade valdav. Selle idee kohaselt pole meie mõistmises midagi müstilist, see on lihtsalt uskumatult keerukas andmetöötlus. Teadlikkus, taipamine, need on lihtsalt programmid, mis jooksevad meie aju riistvaral. Aga siin tuleb mängu füüsik Roger Penrose, kes seab selle kõik kahtluse alla. Tema jaoks on see müüt, mis on vaja ümber lükata. See ongi Penrose'i keskne väide. Tema usub, et teadvus ei ole lihtsalt arvutamise järgmine keerulisem tase. Ei, see on midagi fundamentaalselt erinevat. Ja selle tõestamiseks peame vaatama kaugemale praegusest teadusest. Et näidata seda erinevust arvutamise ja päris mõistmise vahel, kasutab Penrose üht geniaalset näidet. See on lugu malearvutis nimega Deep Thought. Kujutage ette, Deep Thought suutis analyseerida miljoneid käike sekundis, aga ta ei saanud aru lihtsa strateegilisest kontseptsioonist, mida iga inimaletaja oleks kohe mõistnud. See nägi vaid numbrilist eelist ja tegi selle põhjalt täiesti katastroofilise vea. See näitabki nii hästi, et tohutu arvutusvõimsus ei ole sama, mis terve mõistus või taipamine. Ja see toob meid Penrose'i argumendi tuumani. Kui arvutamine ei ole mõistmine, siis mis see on, mis peitub algoritmide taga? Siin on see fundamentaalne küsimus. Kui meie mõistus pole lihtsalt üks pikk reeglistik, siis mis see on? Penrose'i vastus on kindel ei. Ja oma argumendi ehitab ta üles ühele matemaatika kõige sügavamale ja kummalisemale tulemusele, Gödeli teoreemile. Nüüd joomegi Penrose'i esimese suure tõendini. Ta kasutab loogikat ennast, et näidata meile masinmõtlemise piire. Aga enne kui edasi läheme, räägime korraks asjad selgeks. Mis on algoritm? Mõtle sellest kui retseptist. See on samm-sammuline juhend. Iga arvutiprogramm, ükskõik kui keeruline see ka poleks, on oma olemuselt algoritm. Okei, see siin võib esmapilgul tunduda natuke keeruline, aga tegelikult on see idee geniaalselt lihtne. Kujuta nüüd ette, et meil on üks täieslik matemaatiline masin. Nimetame seda A-ks. See masin ei tee kunagi vigu. Nüüd me saame kasutada selle masina enda reegleid, et luua üks väga spetsiifiline väide. Ja siin tulebki see konks. Meie inimesed suudame kõrvalt vaadata ja me lihtsalt näeme, et see väide on tõsi. Aga see masin A, olles oma enda reeglite vang, ei suuda seda kunagi tõestada. Mida see siis tähendab? No see tähendabki, et meie inimese arusaamine, see läheb kaugemale ükskõik millisest reeglistikust. Meie taipamine on sellest süsteemist väljaspool. Ja siin ongi see otsustav järeldus. See ei ole mingi niisama trikk, see on sügav tõde matemaatilise mõistmise olemuse kohta. See peab olema midagi enamat kui algoritm. See peab olema mitte arvutuslik. Heakene küll, aga kui meie mõistus teeb midagi, mida arvuti ei suuda, siis peab sellel olema ju mingi füüsiline alus. Aga kus seda leida? Penrose väidab, et vastust ei leia me tänapäeva füüsikast. Probleem on selles, et nii klassikaline füüsika kui ka kvantmehaanika, mõlemad on põhimõtteliselt arvutavatavad. Nende reegleid saab arvuti simuleerida, aga kvantmaailmas on peidus üks vihje, üks müsteerium, kuidas saab kvantebakindlusest meie kindel, tajutav reaalsus. Seda nimetatakse mõtmisprobleemiks. See on see hetk, mida füüsikud kutsuvad lainefunktsiooni kollapsiks. See on see hetk, kus osake lakkab olemas mitmes olekus korraga ja justkui valib ühe kindla reaalsuse. Ja mis on kummaline, on see, et seda üleminekut ei kirjelda ükski meie praegustest võrranditest. Penrose'i jaoks on just siin see koht, kus peab peituma uus, mittearvutuslik füüsika. Ja see viib meid Penrose'i kõige julgema ettepannekuni. See on uus teadus, mis seob teadvuse otse universumi enda struktuuriga. Ta nimetab seda objektiivseks reduktsiooniks ehk OR-iks. Lihtsustatult on idee järgmine. Kvantsüsteem ei saa olla superpositsioonis igavesti. Ühel hetkel muutub selle ebakindlus nii suureks, et see tekitab konflikti universumi aegruumi struktuuriga ja sel hetkel kollapeerub süsteem iseenesest. See kollaps ei ole juhuslik, see on mittearvutuslik sündmus.
ja siit tulebki see rabav järeldus. Iga selline objektiivne reduktsioon on prototeadvuse hetk. Teadvus ei ole aju poolt tekitatud illusioon. Ei, see on universumi fundamentaalne protsess, mis on põimitud aegruumi endasse. Okei, see on just suurepärane kosmiline teooria. Aga selleks, et see seletaks meie teadvust, peab see toimuma siin, meie ajus. See vajab kohta, mis on piisavalt isoleeritud, et säilitada õrna kvantkohentsus soojas, niiskes ja mürarikkas ajukeskkonnas. Koos Stuart Hameroffiga pakub Penrose välja ühe üllatava kandidaadi – mikrotuubulid. Need on iga neuroni tsütoskeleti tillukesed ehitusplokid. Nende turu ja struktuur ja valkudest koosnev ehitus võiksid luua täiuslikult isoleeritud keskkonna. Keskkonna, kus kvantefektid saaksid toimuda kaitstuna aju soojast ja mürarikkast ümbrusest. Nad võiksid olla justkui aju kvanttarvitid. Nii et siin ongi see otsustav punkt. Me peame hülgama arvuti metafoori. Penrose'i vaates ei ole teadvusprogramm, mis jookseb aju riistvaral. See on füsikaaline sündmus, mis toimub riistvara enda struktuuris. Ja see on fundamentaalne nihe meie arusaamas sellest, mis me oleme. Lõppkokkuvõttes on kaalul teaduse enda täielikkus. Penrose tuletab meile meelde, et teadvus on osa meie universumist ja iga füüsikateooria, mis seda ignoreerib, on põhimõtteliselt ebatäielik. Ja see kõik jätab meid maha ühe, päris provokatiivse mõttega. Penrose räägib 3 erinevast maailmast. On olemas füüsiline maailm, kus me elame. Siis on vaimne maailm, see, mida me kogeme, ja lõpuks platooniline matemaatika maailm, mis kirjeldab füüsilist maailma lausa täiusliku täksusega. Ja siit tekibki selline müsteeriumite ring, kuidas saab osa füüsilisest maailmast, meie ajud, tekitada vaimse maailma ja kuidas annab see vaimne maailm meile ligipääsu matemaatika maailmale ja kõige kummalisem, kuidas saab matemaatika maailm nii täiuslikult kirjeldada füüsilist maailma. Ja see küsimus, mis õhku rippuma jääb, ongi, milline nendest maailmadest on siis see kõige fundamentaalsem.